Kõrge kiirusega tagaajamine lõpeb tragöödiaga ning süütu naine maksab selle eest kõige kõrgemat hinda. Kas te olete meiega, proua? Olete te meiega? Proua? Proua, olete meiega? Jah, Paul, ma tean, ma ei kuule sind. Me uurime, mis juhtus ja miks kulus aastaid enne, kui kontrolli alt väljunud juht kohtu ette jõudis. Kas sa mäletad, kas sul oli enne õnnetust mingeid süüdistusi? Ei, hästi. Kas sa mäletad midagi enne õnnetust? Ei. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Detektiivid ütlevad, et juht sõitis kiirusega 90 miili tunnis alas, kus lubatud kiirus oli alla 50. Kui ta põrkas kokku teise autoga, oli kokkupõrke mõju katastroofiline. See oli nii jõhker, et naine rebiti oma pargitud auto juhi istmelt välja, kuigi ta kandis turvavööd. On 2021. aasta 17. juuni, oleme Michigani osariigis Chippewa maakonnas. Kell on veidi üle 8 õhtul ja Chippewa maakonna šerifiameti abisšerifid on keset suure kiirusega tagaajamist. Sinu kiirus on jälle 90, sa võid. Nävatuld 42. Mille tunnis ristmik, kui on tuld? See teeb nüüd 3. Jätkame Ashlandi suunas. Kiirused on 90. Jätkame Ashlandi tänava. Aitäh. Selleks hetkeks on tagaajamine kestnud juba 10 minutit. Juhtumi aruande kohaselt sai šerifibüroo teate, et tuleb jälgida maanteel liikuvat pikabit, mis sõitis kõikudes teel ja ajas ümber mitu postkasti. Kohtudokumentide kohaselt, tsiteerin, ütles keskdispetšer M129 lõuna suunas liikudes, et otsitava sõiduki juht viskas teise auto pihta rehvi võtme ja sundis teisi sõidukeid teelt välja sõitma. Ametnikes sõnul sõitis pikapi juht kiirusel peaaegu 90 miili tunnis, alas, kus lubatud kiirus oli 55 miili tunnis. Juht tuvastati hiljem kui Tanner Harrison ning väidetavalt keeldus ta peatamast. Seejärel lõppes jälitamine šokeerivalt. 15. Start EMS. EMS is being paged. Anna mulle patsientide arv, kui sa saad teada. Juhi kätame praegu saanud juhu. Traffi oledus. Ma nimetan seda Reina. Tere, proua. Traffi Eina. Tere, proua, mis on Raadia? Jah, meil on siin üks olemas. Traffi Siber alustas. Tere, proua. Ütle siin. Tere, proua. 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 Et mõista, mis juhtus, peame pöörduma juhtumiraporti juurde. Pidage meeles, et šerifi asetäitjate sõnul sõitis Tanner Harrison umbes 90 miili tunnis. Kuid kui ta keeras Ashmani tänavale, oli sealne lubatud kiirus 45 miili tunnis. Juhtumiraporti kohaselt, tsiteerin, sõitis Tanner põhjasuunalisel sõidurajal sama kiirusega. Ma märkasin väikest valget autot enda ja Tanneri ees. See väike auto tundus olevat kõrvale tõmmanud, nähes operatiivsõiduki vilkureid. Seejärel juhtis Tanner oma sõiduki põhjasuunalise raja paremale poolele ja ületas valge äärejoone. See asetas Tanneri auto ühele joonele väikese valge autoga. Seejärel põrkab Tanner selle valge autoga kokku Ashmani tänava teeservas. Tanneri sõiduk liigub pärast kokkupõrget edasi, kuid Tanner kaotab auto üle kontrolli. Raportis märgitakse edasi, et Tanner sõidab stoppmärgini ja põrkab kokku pargitud autoga, mis asub Great Lakes Recovery Centeri parklas. Aga asi on selles, kui Tanner väidetavalt valge autoga kokku põrkas, paiskas kokkupõrke jõud valge auto vastu elektriposti ning see oli nii tugev, et juht paiskus oma autost välja, kuigi ta kandis turvavööd. Proua. Olgu. Munad. Pau. On. Nii et pärast 15 aastat vajad sa mitut määra? Rohkem. Proua, kas teiega on kõik korras? Kefi, meil läheb hästi. Kas te kuulete mind? Kerge hingamine, hingab ise. Andke see kiirabile üle. Proua.
ei, proua. proua. F+605 Seeker töötab. Korras, Seeker töötab. Oled meiega? jah. Oled meiega? proua, jah, Paul, ma tean, ma ei kuule sind. jah, veel mitte. olgu, kahtlustatav juht on kinni peetud ja seal. olgu, just seal. Me oleme The suspect driver and then we're not able to get him out. jah, meil on teie saabumine registreeritud koos päästeteenistuse ja haridusega. ma ei taha ette jääda. Jaa, sinuga on kõik korras. Ta oli igal pool. Sa hingad, oled meiega. Tubli kõik, väga hea. Meil on üks poolenisti katki olev post, proua. Mida need päästanud? Meil on üks poolenisti katki olev post. too kõik tarbijad siia. ma arvan, et see lekib fraasi. See on ainus. proua. Ma ei tagurda praegu sinu otsa. Sagi, hei. Oli tore sinuga rääkida, sa võid olla vait. Sagi. sa võid olla ainult, ma ei näe siin kedagi teist. ma pean selle piirkonna üle kontrollima. ma ei kontrollinud sealpool, mees. Linn on, aga proua, oled meiega? Hingamisimpuls ja vastusalune. See ongi hingamisimpuls. Kes sa oled ja miks sa siia tuled? püsige meiega. proua. Liiklust. praegu on palju liiklust. olgu, me murrame keskele, kas sa... Tead, kas seal on veel midagi? See on ainus, mida ma telefonist näen. Selle järgi, kuidas asi paistab, arvan ma, et võib olla, kui just keegi pole kuskil auto all. jah, tuletõrjujas on. Kas ma saan kuidagi aidata? See on hea. Oled meiega? Kas hingad? hästi, jah, ma hoian silma peal. See on okei, ma tean, mees. Praegu teeme me elustamist. Jah, issand, ma olen rõõm. veel üks. See on ainus, millest ma praegu tõesti tean. Kas oled meiega? Kas hingad? üks on ka siin. Kui palju meil on kokku? Praegu kokku 2. Praegu. Kokku 2 vigastatud. No, see on üks sellest autost ja sellest teisest autost, jah. see oli nii. Olgu, kas kummaski autos oli veel keegi teine? Praegu teame ainult seda, et see inimene on autost välja paiskunud. Hakkame teda liigutama. Jah, meie. peame kiiresti üle kontrollima. jah, nii peame kiiresti üle kontrollima. Ei, sinu oli korras. Kaku. Proua. Valge autojuhi isik tuvastati Caitlin Robinsonina. Väidetavalt oli ta just töölt lahkunud, kui õnnetus juhtus. Esmareageerijad tegid kõik, mis suutsid, et teda päästa, kui ta suri sündmuskohal. Võite arvata, et arreteerimine järgnes kiiresti, kuid seda ei juhtunud. Ja tundub, et see oli osaliselt tingitud Tanneri seisundist. Ta viibis pärast õnnetust, kuid haiglas. Seejärel kolisid Tanner ja tema ema väidetavalt ära. Nii et kui uurijad lõpuks Tannerit 2023 aasta septembris küsiklesid, polnud ta enam Michigani osariigis Chippewa maakonnas. Selleks ajaks enas ta juba South Prince George's, Virginias. Tere, Cecilia. Mina olen detektiiv Mitchell. Mäletad, ma rääkisin sinuga telefonis? Jah. Jah, ma arvasin, et me ilmselt tuleme siia alla, eks? Ei. Tegelikult ei arvanud. Ei? Minuga on kõik korras.
jah, prokurör tahab tõesti, et me räägiksime Tanneriga, et näha, kuidas tal läheb, nii et nad saatsid meid siia. kohtudokumentides öeldakse, et naine nimega Cecilia on Tanneri ema. Avalduses öeldakse, tsiteerin: ma ütlesin talle, et keegi ei ole arreteeritud ja tuletasin talle meelde, et meil ei ole Virginias arreteerimise õigust. Ma küsisin Cecilialt, kuidas Tanneril pärast õnnetust läinud on. Ta selgitas, et tal ei ole hästi läinud. Ta ütles, et Tanner ei ole söönud ja tema kaal on langenud 124 naelani. Avalduses öeldakse edasi, et Cecilia ütles, et olukorra tõttu võib ta olla sunnitud Tanneri hooldekodusse panema. Ma küsisin Cecilialt, kuidas Tanneril läheb, sest ma nägin, et ta suutis vestelda ja kõndida. Cecilia ütles, et tal puudub lühiajaline mälu. Ta ütles, et Tanner teeb seda, mida tema ütleb. Näiteks käib duši all ja nii edasi. Cecilia ütles, et näiteks läheb Tanner õue ja seisab hoovis ning jääbki sinna, kuni tema ütleb talle, et ta sisse tuleks. Cecilia tõi veel ühe näite. Kui nad lähevad autoga sõitma ja koju jõuavad, siis Tanner istub autos, kuni tema ütleb: Tanner, nüüd on aeg tuppa minna. Cecilia ütles, et siis järgneb Tanner talle majja. Cecilia ütleb, et tal ei ole mälestusi elamisest Michigani ülemisel poolsaarel. Ta ütles, et enamik tema mälestusi pärineb ajast, kui nad elasid Floridas. Tanneri ülekuulamine detektiividega on ainult helisalvestis, aga kuulame, mida Tanner detektiividele räägib. Nii et mida sa sellest tööst mäletad? Mitte midagi. Mitte midagi. Üldse mitte midagi. Hei, mis on sinu esimene mälestus? Ma olin haiglas ja mäletan, et ärkasin üles. Sa mäletad, et ärkasid haiges üles? Jah? Ma ei arvanud, et olin haiglas, Roob. Jah. Jah. Kui kaua sa haiglas olid? 6 kuud, ma arvan. 6 kuud? Jah. Ma arvan. Jah, ja mis sa pärast seda tegid? Ema tuli mulle järele, ma kolisin tema juurde, jah. Jaa. Ema tuli sulle järele ja sa kolisid tema juurde, jah? Jaa. Kas sa mäletad midagi enne seda juhtumit? Ei. Üldse mitte midagi? Ei. Kas sa mäletad, kes su tüdruksõber oli? Ei. Ma tean, et ma tegin tema initsiaalidega tätoveeringu, nii et see töötas ja ma sain teada, kes ta oli. Jaa. Jaa. Okei, nüüd sa tead, aga kui sa ärkasid, siis sa ei teadnud. Õige. Okei. Kas sa tead, kui tõsine su vigastus praegu on, mida sulle on diagnoositud või midagi sellist? Kas sa tead, kas sul on mingit diagnoosi? Ei. Sa ei tea? Ei. See jääb siis sinu ema käest küsida, olgu. Kas sa tead, mis päev täna on? Ei. Ei. Kas sa tead, mis kuu praegu on? Ei. Ei. Aga kas sa tead, mis kell on? Ei. Umbes 2. Umbes 2, jah. Kas sa tead umbes, mis nädalapäev täna on? On reede. Reed? Peaaegu, jah. Jaa. On kolmapäev? Kas sa tead, kui vana sa oled? Nevi, sa oled 40. Ma olen 42. Sa ei saa 40-seks enne oma sünnipäeva, eks? Õige. Okei, nii et sa oled praegu 39, aga saad oktoobris 40-seks. Jaa. Jaa. See mõjub natuke teisiti. Nagu ma ütlesin, ma olen 42, nii et... Kas te sõitsite kogu tee siia autoga? Jah, sõitsime küll. Prokurör saatis meid siia ja me ei tahtnud tulla, aga nad sundisid meid siia tulema lihtsalt selleks, et sinuga rääkida ja vaadata, kuidas see läheb. Kes on nüüd prokurör? Rob Stratton? Kas sa mäletad teda? Jah. Jah, ma saan aru, mida sa ütled. Mida ta varem tegi? Ma ei tea. Ei, aga sa tunned teda? Jah. Sul on see telefon? Jah. Sa oskad seda kasutada? Jah. Ogu. Kas sa mäletad, kas sul oli enne õnnetust mingeid süüdistusi? Ei. Ei? Ei. Olgu. Kas sa mäletad midagi enne õnnetust? Ei. Ma ei mäleta mitte midagi. Kus ma elasin või midagi sellist? Ei mäleta, kus sa elasid või midagi? Ei. Kas sa mäletad, millised olid su õnnetusest saadud vigastused? Ei, ma lihtsalt nägin seda koera. Ei, ma ei mäleta. Ogu. Nii et tundub, et sa murdsid oma randme või käe? Jah, ma murdsin oma käe ja siis tuli luu siit läbi. Jah? Jah,
ma murdsin mõlemad käed. jah. ja siis sul oli peavigastus? Jah. Ogu. Ja ajukahjustus. Ajukahjustus? Jaa. Okei. Kas sa tead, mis tüüpi? Ei. See kana läheb majja. See on noorele koerale. Kas sina hoolitsed kanade eest? Ei. Ta lihtsalt on siin niisama. See lihtsalt on siin niisama? Jah. See pole isegi sinu oma, see lihtsalt on siin niisama? Ei, see ei ole minu oma. See on sinu onu oma. Mis selle väikese kutsu nimi on? Ma ei mäleta. Seda sa ei mäleta. Minu meelest näeb ta välja nagu krants. Aga see teine. Siin liigub üks pruun koer ringi. Seal ta on. Ma arvan, et see on ka minu oma. Õige. See on Rocky, jah. Tanner, kas sa tead tähestikku? Jah. Kas sa saad need mulle ette lugeda? A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Näed, olemas. Tubli. Tannerilt küsiti taas õnnetuse kohta. Ta ütleb, et sõitis oma veoauto puruks ja teadis, et õnnetus juhtus 2 aastat tagasi. Aga ta ei mäleta, et Caitlin Robinson hukkus selles õnnetuses. Kas sa mäletad, kes ma olen? Ma olen Sheriff Chippewa maakonnast. Yeah, Detective Mitchell. Kas sa mäletad, kus sa elasid enne õnnetust? Ei. Mäletad, mis linn? Ei? Ei. Ma ei mäleta, mis osariigis ma olin. Nagu päris Ameerika Ühendriigid? Ei. Okei. Ma ei tea, kas ma olin Michiganis või kus ma üldse olin. Kui see juhtus? Õige. Jah, ma ei mäleta sellest ajast midagi. Olgu, see on hea asi. Ja mida sa nüüd sellest juhtumist tead? See oli õnnetus. Ma lõhkusin veoauto ära. Olgu. Ma arvan, et keegi sai surma. Ma ei tea kindlalt. Ma pean seda teadma. Ma arvan siiski, et keegi sai viga. Jah. Jah, sa sõitsid umbes 100 miili tunnis ja sõitsid mingi noore tüdruku autole tagant otsa ning tapsid ta. Tere, jah. Noor tüdruk, ta oli umbes 20-aastane. Nad iskasid ta autost välja ja ta suri seal samas. Jah, ei, ma ei mäleta seda. Olgu. Kas sa üldse mäletad su hõimu? Ei, mitte eriti. Okei, sa ei mäleta näiteks Guidos Pizza juures seda? Naiste varjupaika seal? Ei. Ei. Nii et mis juhtus oli see, et sa sõitsid tüdrukule otsa ja siis ajasid maha suure 6x6 stoppmärgi posti ning see lendas õhku ja sa lõid vastu hoone sammast ning su pea oli aknast väljas ja see märgipost lõi sind pähe. Nii sa selle peavigastuse saidki. Olgu. Jah. Hirmutav. Ja, kas sa tahad õnnetuse kohta veel midagi teada? Mis? Ma ei tea. Lihtsalt, kui sul on selle kohta küsimusi või midagi. Kui palju politseinikke seal oli? Kui palju politseinikke oli sündmuskohal? Jah. Kõik, kes sel päeval tööl olid? Jah. Jah. Kas sa tead, mis aasta praegu on? 2020, ma arvan. Ei, ma mõtlen täna, mis aasta praegu on? 20 020, ma ei tea. Okei, jah, on 2023. 3. Õnnetus juhtus 2021. aastal. Okei, ma arvasin, et see oli 20. Jah, ei, natuke üle 2 aasta tagasi. Okei. Jah, ma tean, et sellest on möödas 2 aastat. Kas sina ja su ema olete kusagil mujal peale selle maja elanud? Ei, mitte selles piirkonnas. Ei, aga kuidas on lood teiste piirkondadega?
kui ma olin Floridas. okei, sa olid Floridas. Ja, keegi saadab sulle sõnumit. sa võid neile tagasi kirjutada, see on okei. ei, see oli... okei. jälle rämpspost, jah. kas kõik need käimisraamid on sinu onu jaoks? Ja, olgu. kas majas on midagi lahedat, mida tahad mulle näidata? ei, ma tean. kas teil on kanala? Ei. mul on kanad, nii et tahtsin lihtsalt vaadata teie lahendust, kui teil oleks kanala. ei, meil ei ole neid. olgu. Ta peaks kuskil siin lähedal olema. on see ainult üks? Ja. õige. nii et sa hakkad jälle katuseid tegema? Ja, see ongi su plaan? ja. jah? Sõltuvalt sellest, kui palju raha ma saan. Tead küll, osa minu SSI-st või kuidas iganes seda nimetatakse. okei, nii et sa oled SSI-l? Veel mitte, aga varsti olen. hakkad või? Jah, ma arvan, et mu toetus lõtetati, sest mul oli kinnisvara. Pidin selle müüma, nii et ma lähen mingisse majja, ma arvan. olgu. Midagi sellist. kui sa kinnisvara müüsid, kas sa allkirjastasid paberid? Ma ei usu, et ma pidin ühtegi paberit allkirjastama. Mina paberid. tore. kas sa allkirjastasid selle tema nimel? Mul on endiselt hooldusõigus Michiganis. olgu. Hooldusõigus, mida sa saad? Lapse ja sellepärast nad viskavadki mind välja. olgu. Nii et ma rääkisin eile politseiga. jaa. praegu pole keegi midagi kuulnud. Meil pole lihtsalt minutitki, et registreeruda. kohtudokumentide kohaselt ütles Tanneri ema Cecilia uurijatele, et nad ei varjanud end õiguskaitseorganite eest, kui nad Virginiasse kolisid. Juhtum saadeti väidetavalt prokuratuuri ülevaatamiseks ning otsustati Tanner arreteerida ja talle esitada süüdistus teise astme mõrvas. Ta toodi Virginiast väljaandmise korras tagasi Michigani osariiki Chippewa maakonda. Pärast tema arreteerimist näib, et Tanner mäletab õnnetusest palju rohkem. Kohtudokumentides selgub, et detektiivid kuulasid tema vanglas kõnesid oma ema Ceciliaga. See kõne toimus 2. oktoobril 2023. Avalduses öeldakse, et umbes 11 minuti ja 30 sekundi juures räägib Tanner oma emaga juhtumi ööst. Tanner kirjeldab, kuidas ta viskas tööriistu politsei ja teiste inimeste suunas. Samuti süüdistab Tanner juhtunud selles, et Danielle äratas ta sügavast unest. 3 päeva hiljem toimus veel üks kõne Tanneri ja Cecilia vahel. Selles kõnes räägib Tanner taas oma emaga. Nad arutavad varasemaid tundeid seoses kohtuga. Nad arutasid üksikasjalikult surnud kohtunik Churchi. Tanneri ema küsis siis, kas tema mälu hakkab taastuma, mille peale Tanner vastas, et mitte eriti, aga mõned asjad küll. 2 päeva pärast seda kõnet ütleb Tanner väidetavalt oma emale, ma arvan, et mu aju läheb paremaks, aga ma ei usu, et nad suudavad seda tõestada. 28. oktoobril 2023 räägivad Tanner ja tema ema taas surmaga lõppenud õnnetusest. Ja seekord tunnistab Tanner väidetavalt, et oli õnnetuse ajal fentanüüli ja alkoholi mõju all. Tanner Harrisoni juhtum jõudis vandekohtu ette 2026 aasta jaanuaris. Pärast 5-päevast kohtuprotsessi jõudis vandekohus otsusele süüdi teise astme mõrvas. Talle mõisteti karistus 24. märtsil 2026. Talle mõisteti kuni 90 aastat vangistust. Michigani vanglateenistuse veebikirjad näitavad, et Tanner Harrison kannab oma karistust St. Louisi parandusasutuses. Kuna Katie Robinsoni mälestus elab edasi, korraldatakse väidetavalt igal talvel mälestusturniiri tüdrukute jäähokis ning tulu läheb tema auks loodud stipendiumifondi. Lisame lingi. Meie loo link on selle kirjelduse juures. Aitäh, et ühinesid minuga sellel episoodil. Mina olen Elisabeth Nollner ja kohtume siin taas homme uue juhtumiga.